Järjekordne mõnus vaikne suvehommik. Mõni linnuke veel vaikselt piuksub puu otsas. Päike tõuseb. Ja lähme aga naudime üks tunnike mõnusat vikatitõmmet. Täna ma katsetan ühte uut luisku. Jälle auto tuleb, kell on 8 ja siuke voorimine käib, et vaiksest hommikuniitmisest on küll asi kaugel. Punane. Hall kurat oli. Sääsed ka? Mõnus. Täna hommiku katsetan siis ühte uut luisku. Tegelikult ma arvan, et õigem oleks öeldud vana luisku. Ma arvan, et mingi vene aja luisk, aga ühelt inimeselt ma selle sain ja ta on väga määrdunud ja must ja kuidagi libiseb siit üle tera imelikult niimoodi, et ei tõmba seda tera mõnusalt, aga ma arvan, et see must kiht olekski vaja siit maha saada. Ja katsetan, kuidas ma selle luisu tööle saan ja mis on selle luisu erinevus, et ma siiamaani olen luisanud ainult selle luisuga, mis ma olen ostnud siit kohalikust kaubandusvõrgust, ehituspoest, mis on suht õhuke. Selle servaga muidugi tõmmates on päris hästi, mina selle vikati saan teravaks küll, aga just lihtsalt nüüd erinevuse ja kogemuse mõttes oleks vaja võimalikult palju erinevaid luiskusid katsetada. Et nii palju, kui ma netis surfanud olen, siis neid luiskusid on ikka siiamaani küll looduslikust kivist, küll tehiskivist ja küll jämedama tekstuuriga ja peenema tekstuuriga ja olen kuulnud, et osad luisud pannakse vette ja osad luisud ei panda vette ja mina olen nüüd siin kuivalt luisanud, et mul seda veega luisutopsi praegu ei ole. Nii et vaatame, kuidas selle luisuga luiskamine läheb selle Austria teraga siin. Aga käes on ta mõnus tugev ja ikka on tunne, et midagi on käes. Et ma mäletan, et minu vanaisa luiskas ka sellise jämeda korraliku luisuga, et sellel ajal ilmselt materjali käes oli.
ja ega selle vana luisuga siin, mis on väga-väga määrdunud, seda vikatitera ausalt öeldes praegu küll väga lihtne luisata ei ole, sest ta on niivõrd libe ja määrdunud, et ta lihtsalt libiseb siit terast üle ja ta ei tõmba seda tera üldse, seda metalli nii jõudsalt, et lihtsa vaevaga teda teravaks saaks selle pealmise kihi siit kuidagi maha, siis ma arvan, see luisk oleks okei. See on küll üks mõnusamaid heinasiid, mida ma niitnud olen. Siin oli ju esimene niide suht kõrge, vanakuulu oli all, maapind oli konarlik, nüüd on maapind palju siledam. Hein on mõnus, pehme ja see niitmiskogemus on hoopis midagi muud. Vikat libiseb mõnusalt mööda maapinda. Hein on niivõrd pehme, siin hommikul veel ka selline niiske märg. Et ma vist jätkan. Sein on siin niivõrd pehme, et põhimõtteliselt selle ala siin, ma ei tea, 25 meetrit või umbes. Ühe luiskamise vist vahepeal tegin, kuigi tegelikult võib-olla ei oleks seda ka vaja olnud, et selle Austria teraga see hein tõesti kukub, isegi kui ta pool nüri juba on, siis sellest pehmest heinast tõmbab nii mõnusalt läbi, et aga jätkame. Sein on puhas rõõm praegu, mis toimub. Olen nüüd siin siis ütleme 1,5 tundi siis täna hommikul väljas olnud ja ütleme niitmist aega võib-olla on siin tund aega olnud, et pool tundi olen ma siin küll videosid teinud ja küll kaamerat settinud ja küll vikatit settinud ja küll loodust nautinud. Aga terve see ala nüüd mul tuli siin 1, 2, 3 vaalu ja üks on veel vastukaar. Aga katsetasin siis seda luisku ja ausalt öeldes tundub, et saan tööle selle luisu, sest et pealt on see must ja libe kiht hakanud ära kuluma ja siit ühe küljega, ühe servaga järjest luiskasin ja lõpupoole oli juba päris mõnus. Ja selliste tugevate kontrollitud tõmmetega ja pole vaja sahmida ja vikatis on ilusti teravaks. Nii, nüüd proovin 5. tuublit teha, et siuke tunne, et olen kuhugile kiirtee äärde sattunud. Ja nüüd siis tuleb välja, et olen ka lennuvälja äärde sattunud, sest üks lennuk ka siin lendab kogu aeg ringi, nii et aga proovin selle video lõppu ära teha ja tänase niitmise juures ma õppisin ka ühe asja ja sain kinnitust ühele asjale, et niitmine on üks väga rahulik tegevus ja ta peabki olema üks väga rahulik tegevus. Elu on meil niigi täis võistlemist, rapsimist, kiirustamist, siis see on üks koht, kus tuleb teha asja väga rahulikult. Ja miks see rahulik tegevus on veel väga hea, mida ma täna õppisin, on see, et siin heina sees on väga palju konnasid, et siin on tõesti, täna nägin, ma ei tea, ligi 10 konna, ma arvan, siin hüppamas. Ja kindlasti on neid siin veel rohkemgi, keda ma ei näinud. Aga kui niitmine on rahulik, siis see sahin ja kerge vibratsioon vastu heina ajab need konnad ilusti eemale ja konnadel on aega eest ära minna, nii et vikatitera neile viga ei teeks ja mina täna ei märganud küll, et ükski konn oleks viga saanud, nii et kõik rõõmsalt hüppasid siin. Aga nüüd hommikune mediteerimine on tehtud ja
ainuke koht, kus ma käekella kannan, ongi vikatiga niitmise juures või siis jooksmas käies ka loomulikult. Ja miks ma käekella niitmise juures kannan, on see, et vahepeal viskan pilgu ikka peale, kaua ma siin heinamaa peal juba mässanud olen, sest aeg lendab ja võin siia ennast unustadagi. Aga päevased toimetamised on vaja ära teha ja täna on kohtumisi kella 6-7 välja, nii et hommikune meditatsioon on tehtud ja lähme nüüd kütame edasi.